Kas teil on ka seda tunnet pühade ajal, et muudkui sööd ja sööd, keegi teine ei söö, aga sina pead kõik ära sööma, sest muidu läheb ju käest ära. Ja siis kui ühe päeva kuidagi hakkama saad, siis järgmine päev on juba ju uus toidulaud, uued külalised, jälle vaja süüa. Aga kui juhtub pühade ajal seda asja, et kõht on nii täis, et no mitte midagi enam sisse ei lähe ja kõht juba ka valutab ja tead, oled nagu ümmargune pall. NP, minul muidugi täna kõht väga täis ei ole, mul on vastupidi, mul on tühi ja mul on vaja midagi nüüd kõhtu pista, sest näidata teile, et kui teil on kõht hästi täis ja midagi sisse ei mahu, aga vaja kiiresti kõht tühjaks saada, siis on ju vaja kuidagi oma aineringlust kiirendada. Ja mina kunagi leidsin selleks ühe hea vahendi, mida ma nüüd koos teiega siin täna ära proovin. Tegu on siis paku nuudlitega. Jah, et siin on nüüd, peaks olema chillit nii palju, et minu kõht saab verivorstist ja sealihast ja hapukapsast nagu puhtaks nagu prillikivi, et ma saaksin homme jälle sööma hakata. Nii et ega siin nüüd midagi. Kohe ma näitan teile, kuidas siis selline asi ka maitseb ja kui efektiivne siis on. Kunagi ostsin lolli peaga kohe neid mitu tükki ja ega minu lusikasi ja kahveli ei tõuse seda niisama sööma. Hot spicy ramen noodles ehk siis hästi chillised. Täna olen ma siin üksi metsas, sest minu preili ja chilli suhe on väga vaenulik. See tähendab seda, et kui mina hakkan midagi sööma, mis sisaldab chillit, siis on mul hea hoida preilit sellise paari kilomeetri kaugusel. Ja täna mul nii ka on. Siis kes meid siis täna sponsoreerib või nii öelda läbi minu rahakoti Vietnam. Nii et aitäh teile kallid vietnamlased, et olete siia nuudlipakki pannud sisse rohkesti ja ohtralt toitainerikkaid E-tähti. Siin on häid maitsvaid emulgaatoreid, isu äratavaid regulaatoreid, mõnusaid säilitusaineid ja kõike muud head ja paremat, mis sellises värvilises pakis ikka olema peab. Aga ega siin nüüd asja kallal asudes siis retsept ütleb nii. Tuleb 600 milliliitrit keevat vett potti valmis panna ja siis seejärel lähevad nuudlid sisse. Siin peaks olema mingi pakk veel, segamispakk ka, mis pärast siis, kui nuudlid valmis on, siis segame sisse ka veel. Ja et mul see chilli teravus ikkagi teravalt välja läheks siit peast pärast, siis ma panin ikka sellise õige pika tutiga mütsi pähe ka, et kui mul pea hakkab nüüd tossama, siis see chilli kuumus kõik tõuseb üles ja siit tipust läheb välja. Et see on ka hästi oluline. Nii, ega siin nalja ei ole, täna kasutan ma lihtsat vahendit, gaasipriimust ja kui vesi keeb, siis vaatame edasi. Juba üks asi mul jäi koju piim, aga nagu teate, et piim aitab hästi seda chilli maitset suust ära saada. Aga issand jumal, see tuli ju lahti. No jah, see on ohutuse mõttes väga tugevalt kinni pandud, et ainult ebanormaalsed inimesed saaksid selle lahti. Nii, no pealt näha ju asi on ju lihtne ja süütu. Paneme siis selle ulpima siia. Mul natuke katki ka läite. Et see ju nuudel iseenesest ju mitte midagi ei sisalda hullu. Võikski ju sellega piirduda siis. Saabki isegi väikse eine. Aga ma arvan, et ei. Et vietnamlaste rõõmud algavad alles nende pakikestega. Ja need pakikesed siis lähevad pärast. Mis iganes need on. Näete, siin on aedviljad, vegetables. No jah, väga hea, väike tervislik kamps.
ja ma saan aru jah, et vietnamlased on siin huvitav rahvas, üldse Aasiamaa inimesed, et neile nagu nii meeldib. Ja minu arust tegelikult üldse on väga palju riike maailmas, kellele just meeldib see punane paprikas siin. Ma ei tea, muidu on tore siin õues olla ju. Kevadine tunne on, ma ei tea, kuidas teil on, aga ainult paganama lühikesed on need päevad, et ei jõua metsa üldse normaalselt. Nii, ja kas midagi, nuudlid on ära keenud, et teeme väikse kurnamise, et see suurem vesi siit mõnusalt välja. Nii, hea, et ma natuke verivorsti alla sõin, et ega tühja kõhu peale see värk ei kõlba. Õnneks mul on selline väike armas söögianu ka kaasas. Noh, ega nüüd kõik olenebki sellest, mis ma siia peale panen, et kas ma rikun toidu ära või mitte. Et kui ma siia peale paneks midagi normaalset, siis oleks ju hästi. Paneks mingit head mõnusalt magusat mangokastet kanaga, jumala hea. No, siis võib-olla on veel mingisuguseid Tex-Mex, mulle meeldib hakkliha, väga maitsev. Ja mõõdukalt chillit on alati hea, ega minul see chilli vastu mitte midagi ei ole. Aga mul on selline tunne, et kui mu see vietnamlased panevad seda chillit ikkagi nii palju, et minusugune tuim põhjamaalane lihtsalt ei oska seda nautida, aga kohe saame teada. Nii hakkab eksperimente. Kurat, oota, ma panen selle statiivi nüüd siia paika. Nüüd siis kas midagi. Nüüd hakkab see maagi alles pihta. Paneme siis esmalt köögiviljad ära. No, millised need köögiviljad siis on? No jah, vietnamlaste mõistes ongi köögiviljad on siis seesamiseemned ja mingisugused vetika need kuivatatud leheripakesed on ju. See on siis nüüd nende mõistes köögivili. Vegetables. Kas midagi. Paneme selle ära. Ja nüüd siis jõulumeeleolulikult ka ilus punane armas. See on ka juba selline samasugune mütsikene nagu mul peas on. Mul ainult valge tutt siin ja selline roheline tutt. Pole hullu. Paneme selle ka sisse. No, teeme väikse keelemaitse ka või? No kurat, no tüüpiline ju. No ma ei saa aru, kuidas nad seda nautida saavad. See on nagu tuim liivapaber, mis tõmbab sul üle keele ja suu seinte ja lae. Keegi hõõrub sellise mõnusa peene liivapaberi ja kõik kohad üle ja siis ütleb, et kuidas oli, et kuule võta veel on ju, et teeme veel ühe ringi. Ei tea. Aga egas midagi. Niid läheb siis trikiks äkki nuudlitega maitseb paremini, kuigi ma siin ju muidugi aasta tagasi ühte pakki ka tegin lahti, aga ma ei pannud seda ära, sest ma ei tahtnud. Aga nüüd ma mõtlesin, ma teen nagu nii, nagu paki retsept ette näeb. Kõik tublisti, armsalt, täpselt. Et võib-olla ma tegin midagi valesti, võib-olla äkki see maitseb nüüd nii hästi. Et noh, viib lausa keele alla ja ma lähen uuesti poodi ja ma ostan endale neid veel kohe kappi varuks. Mine sa tea, on ju. See on nagu meenutab sellist hästi korralikku tumedat asja, kellele meenutab see midagi muud, on ju, mida kährikud või rebased teevad metsal ja minule meenutab sellist marmelaadi, pohlamoosi või midagi. Ma saan aru, et nüüd ma pean selle ilusasti segi segama. Nii, kallid sõbrad. Aitab verivorstist, sealihast, hapukapsast. Aeg on süüa nuudleid. Aeg on samastuda loodusega ja kui looduses pole lund, siis võiks ise ka ju sulada. Ja selle ilusa lüürilise lause peal hakkame siis einestama, ega märksõna sulamine, soe, soojus, hingesoojus, kodukolle käivad kõik selle toidu sünonüümideks. Ja
no ma ei tea, issand jumal, noh. Päris suur ports, aga noh, muidugi ja väga ohtrasti on siin aedvilju. Täitsa. Kurat, ma lolli etsin piima koju. Ma ei tea, mul kõige hullem lähevad siit ümbrus. See ei ole nagu see on mingisugune nagu mõrk ja vastik, kõrvetav värk, ma tagub ikka. Suhus oleks see kõrbend kartuli, kõrbend leiva, mingi segu, millesse pannakse chillit ja aetakse siis nagu mingisuguse kreemiga nagu veel selliseks karamelliseks ja siis sa määrid seda lihtsalt niimoodi igale poole, sisse poole ja sa kohe tunned, möödas Vietnami salvi söön ma praegu, kes teab seda õiget ja ma tean, miks kurat vot see vana hea kuldtäht on poest läinud, kes teab ja õige Vietnami salve, aga nüüd õnneks kallid sõbrad, kui seda õiget kuldtähte ei ole ja see apteegi oma on lihtsalt liiga lahja, siis vot see sama paku, siin sees on korralik tuup Vietnami salvi. Ja siit jagub üks jagu, siit võtad niimoodi ja määrid kohtadele ja usuge mind, see aitab paremini kui see jama. Täitsa lõpp, ma ei taha seda. Aga ma võtan siis ühe ampsu veel. Ma saan aru, et ma peaks nagu väga kiiresti sööma või. Keegi oskab juhendada, siis palun juhendage, see müts ka mulle ei aita, et töötab nüüd või ei tööta. Ma ei tea. Teine amps nagu natuke on kuidagi, aga see järelmaitse ikkagi tapab jälle. See on nii ebameeldiv kuidagi. Ma ei saa aru. Nii, kujutame ette nüüd, ma olen Vietnami kontoritöötaja, kes siis, ei tea, lõunapaus on käes. Ma olen hästi väsinud või? Jaks üldse ei ole töötada, ei viitsi minna enam kuskil arvuti taha või nii. Mis siis see Vietnami kontori inimene või Vietnami tööinimene teeb? Ta võtab paku. Ta ei joo kohvi ega midagi, ta võtab paku. Ta võtab nuudleid. Sööb. Ja siis puhub tuld välja ja läheb tööle. Nüüd ma saan aru, kus see produktiivsus tuleb, aga ma ei tea, kas see mul ka mõjub. Täiesti vastik toit. Mul on õnneks üks veriporst veel. Ausalt ka, see on vastik toit. See on päris palju ka siin. Ma ei tea, mida ma temaga peaks tegema. Kui teil on kogemusi, siis jagage. Mida te teete selle toiduga? Kui te üldse olete midagi teinud sellega, sa paned hapukoort siia. See on nii vastik. See on vastik. See ei kõlba. Kurat. Vastik. See ei lähe paremaks ka. Fui. Ma kardan, et kui ma siia metsaale loomadele jätan, siis need loomad ka ei taha seda. Seal vesi ei aita. Nii, ma arvan, et nagu igat medikamenti ei tohi korraga palju võtta. Ma arvan, et minu keha sai piisavalt seda, et aineringet kiirendada, et ma saaksin jälle varsti süüa normaalset toitu rohkem ja jälle paremat. Et siis vast, ma ei tea, pakin selle endal kaasa ja söön iga päev siit ühe lusikatäie ja võib-olla ongi nii. Nii, aga kallid sõbrad, head vaatajad, häid jõule teile ja olgu teil siis ikka vähemalt süda soe mitte chillist, vaid lihtsalt
nendest headest mõtetest, lähedastest inimestest, rõõmust, õnnest, armastusest, kõigest, mis parem ja maitsvam ja pehmem on kui see jama. Ja olgu teil siis ikka pidulaual ka head ja paremat, et ei pea ka leppima nende nuudlitega. Ja mina ka õnneks ei pea leppima nende nuudlitega ja ütlen, et nendega ei peagi keegi ära leppima. Nii et ega siis midagi. Soovin armsa Preili poolt ka teile meeleolukat pühad aega ja eks me võib-olla trehvame veel. Kas selle aasta lõpus või uue aasta alguses elame, näeme, oli tore. Tšau ka!